Tere tulemast stuudiosse, stuudios on tore ja mul on jälle nii ägedad külalised. Seekord natuke teistmoodi, aga see nagu lisab kuidagi sihukest, no ma ei tea, kuidagi mõõdet ja vürtsi ja kõike minu jaoks. Ja milles on asi? Asi on selles, et esiteks ma ütleks, kui ilusad värvide mõlemad olete. Te oleks nagu kokku leppinud, et tuleme roosas, jah? Hästi, aga et kuidas nüüd teha? Kas ma nüüd küsin, et kus sa oled ja kus sa tuled või jutustan ise midagi ette? See ei ole alati hea variant. Parem on see, kui inimene ise räägib. No näiteks sinu käes on Mikker. Minu käes on Mikker ja mina olen siis Kristiina ja tulen sellisest kohast nagu või asutuses nagu Kiusamisvaba kool, sihtasutus, mis on siis Kiva kiusamisvähendamise programmi esindaja Eestis. Tulin suure rõõmuga ja suure toredusega. Aitäh, et sa tulid. Meil on ka väga hea meel, et sa tulid. Ja mina olen Kristin ja mina olen Eesti Õpilasesinduste Liidu juht ja siis kiusamise poole pealt meie tegeleme Salliva kooli programmiga. Ja noh, ütleme nii, et tegelikult seekord ei ole see ikkagi juhus, et meil on roosad riided, on ju. Avaldame vaatajatele saladuse. Tegelikult see on tõesti kokku lepitud ja miks me sellest kokku leppisime on see, et täna on 4. mai ja see on tuntud kui kiusamisvastane päev. On mul õigus? Ütle nüüd, kust see alguse sai, mis sa tead selle kohta? Tegemist on siis sellise suure rahvusvahelise kiusamise vastase päevaga, mida siis on välja kuulutanud ÜRO. Ja selle eesmärgiks on pöörata rahvusvaheliselt tähelepanu kiusamisele kui tõsisele probleemile ja selle päevaga käib kaasas üleskutse riietuda kas roosasse, nii nagu meie siin täna oleme, sinisesse või lillasse, et siis nii-öelda leida see endale sobiv kombinatsioon ja sellega siis kanda kiusamisvabaduse sõnumit. Jah, nii et vaatajad, kes veel täna ei olnud roosas, võivad ju õhtul ikkagi roosasse riietada ennast või jätta meelde, et järgmisel aastal sellel päeval, 4. mail on see täiesti okei, hästi sobib. Just, aga tegemist on suhteliselt uue päevaga, et see on paar aastat vana ja samas on võib-olla vaatajatel, kuulajatel ka teadmisi teiste kiusamisvastaste päevade kohta, näiteks novembri esimesel 4 päeval on UNESCO poolt välja hõigatud vägivalla ja kiusamise vastane päev. Ehk siis mida tähtsam nähtus ühiskonnas, seda rohkem sellele ka sellist avalikku tähelepanu pööratakse ja päevi välja kuulutatakse, nii et selle järgi võiks arvata, et kiusamine on ikkagi väga tähtis nähtus, väga oluline mure. Ja, on. Ja seal on veel mitu tahku, et kui hakata veel nüüd lahti võtma, siis tuleb neid erinevaid päevi, kus on konkreetselt mingisuguse kas naiste vastase vägivalla või laste kaitse või noh, nii edasi. Tegelikult nad on natuke nagu seotud kõik, eks ole, et kindla peale on see küsimus ühiskonnas hästi tähtis. Ja see kiusamine tuligi nüüd siia lauale, et ta ongi meil tänase päeva saate üks tähtis, noh ei taha nagu teda tähtsaks selles mõttes pidada, et ta oleks nagu midagi head, aga tähtis, millele nagu, mida püüda ühiskonnas parandada, leida nagu lahendusi sellele, midagi asemele saavutada, midagi paremat, kuidagi likvideerida või juurida, nagu teie organisatsioonis ka öeldakse, et mis me siis võiksime, kus me võiksime rääkida? Räägime selle mõiste lahti, et mina saan öelda sihukest asja, et mul tuleb meelde lihtsalt see ajaloost selline seik. Kui ma olin hästi noorelt tore tegevjuhiks asunud, siis igasugused meie juhatuse koosolekud ja koolitajatega kohtumised ja koolide inimestega kohtumised, noh, kuidagi päädisid lõpuks sellega, et no küll on keeruline seda mõistet, sellest ei saada tegelikult aru. No küll on keeruline probleem, et kui oleks nagu ühiskonnas midagi, me tundsime puudust sellest, et seda rohkem nagu lahti seletatakse. Meie organisatsioonis on ka oma seletus, aga seda jääb väheks. Seda on kindlasti vähe. Isegi praegu veel võib öelda, et on ikka vähe, kuigi meid on juba mitu, kes sellest räägivad ja kes seda oskavad nagu lahti mõtestada. Et siis tänaseks on päris palju organisatsioone ja noh, ütleme niimoodi, et sina seletad seda vist küll päris iga päev. No päris iga päev, no jah, ma olen valmis seda seletama päris iga päev, ütleme niipidi siis.
ja see kiusamise mõiste, no siin me võime tegelikult minna ju päris sügavale nähtuste filosoofiasse, keeleteadusesse, et see on väga-väga-väga põnev maailm ja ma võin sulle öelda, et tegelikult teadlased siiamaani arutavad selle üle, mis see kiusamine ikka täpselt on. Pluss siis, et erinevates keeleruumides on sellel ka erinevad tähendused. No ütleme niimoodi, et mida meie siin kasutame, mida ka Eestis järjest rohkem just nimelt need abistavad organisatsioonid kasutavad, on see nii-öelda kiusamise teaduslik definitsioon, mis ütleb, et see on meelega kahju tekitamine korduvalt ja olukorras, kus siis on jõudnud ebavõrdsus, ehk see, kelle pihta tehakse, tal on mingil põhjusel keeruline ennast kaitsta. Kui me toome siia küberkiusamise juurde, tuleb kohe juurde anonüümsuse dimensioon, tuleb juurde see, kas tegemist on üks-ühele või avaliku tegevusega. Väga kiire leviku kasvu ja kõik, mis seal juures. Ja mis on siis korduv, kas korduv on see tegu või selle teo mõju, eks ole, et sa teed ühe koleda meemi, teed ühe korra, aga levib palju kordi ja mõju on mitmekordne. Et seal neid nüansse, mille üle arutatakse, on palju, aga ikkagi jah, see, et on meelega korduv kahju tekitamine olukorras, kus teisel on ennast raske kaitsta. Et need on need põhitunnused, mis ikkagi läbi käivad erinevatest määratlustest. Ja kui me võtame eesti keeles sõna kiusamine, siis eesti keeles selle sõna tähendusväli on ju kõvasti laiem kui see nii-öelda teaduslik määratlus. Ja paljudes keeltes väga head mõisted selle kohta pole olnudki, et Eestis me oleme selle kiusamise mõiste nii-öelda tähendusvälja loonud või üritame seda mudida nüüd selle teadustähenduse valguses, aga samas keskmine lapsevanem võib-olla mõistab ikkagi seda natuke teisiti, mis on ka täiesti okei. Aga näiteks mis ma oskan tuua, et itaallased, neil ei olnud itaalia keeles sellist väga spetsiifilist mõistet, millega seda sellist käitumisviisi tähistada, ja siis nad võtsid bullismo, et inglise keelsest mõistest bullying ja näiteks vene keeles, meie kasutame oma venekeelsetes materjalides sõna travlja, mida siis ka venelased ise kasutavad nii-öelda rohkem kõnekeeles, aga vene teadlased, kes uurivad kiusamist, räägivad ka vene keeles bullingust. Nii et see, mis sõna sul on ja mida ta tähistab, et siin on päris suur mõtestamise ruum taga ja kui me näiteks räägime õpetajatega või lastega või lapsevanematega kiusamisest, siis vähemalt eesti keeleruumis on möödapääsmatu sinna juurde ette seletada, mis asi see on või mida selle all mõeldakse siin parasjagu. Absoluutselt, täiesti nõus. Niisugust kiuslikkust ja kiusamist on nagu läbi aegad olnud ja me mõistame selle all vahel väga erinevaid asju. Jah, ta on nagu läinud niimoodi kõnekeelde natuke rohkem laiali, kasutatakse kergekäelisemalt kohtades, kus ta tegelikult definitsioonina ei ole päris õige. Aga et juba me kasutame, on ju, et hästi kiiresti ta nagu tuleb kõnepruuki küll. Jah, aga jah, siis kui sa tead seda seal juures, et seal kindlasti, kas see on korduv, et kuidagi lapsevanemana tuleb ka tihti küsidagi lapselt, et kas see on korduv, kas seda on enne juhtunud, ei ole, no nii edasi. Kas te olete õde ja vend ju ja ühes peres on ju tegelikult täitsa võrdsed partnerid. Et ja siis... Aga seal võib ka kiusamine olla, sest valjem või suurem võib teisele ikkagi meelega korduvalt liiga teha küll. Ja võib ka vastupidi olla, et väiksemad vahel võivad päris südikad olla, aga siiski ei ole veel nagu ikkagi ta läheb hästi, ta kiusab mind, eks ole, hästi ruttu tuleb sealt. No see on kodudes. Aga et ütleme ühiskonnas ta on probleem ja võib-olla siis peab mõtlema sellele pigem siis nendele käitumis aspektidele, et selline käitumine, kui niimoodi, kui selle käitumise küljes on sellised omadused juba, et siis see ei sobi ja sellega peab tegelema. Just, ja üks asi, mida siin tasub meeles pidada, on see, et kui me räägime, kiusamine on korduv, see ei tähenda seda, et ühekordne juhtum oleks vähem tõsine. Et mõnikord ühekordne vägivalla intsident võib olla väga-väga suure kahjuga, ainult et see kiusamise puhul see korduvuse teema sageli tähendab ka pikaajalist kahjulikku mõju ja sügavamaid harme ja jälgi, mis sellest jäävad. Ja, et selle ühekordse juhtumiga tuleb absoluutselt kindlasti tegeleda ja seal on ka omad võtted tihtipeale, et kuidas ühekordse konfliktiga hakkama saada ja igapäevaste konfliktidega. Päevad võivad olla konflikte täis, aga see ei tähenda veel, et kõik on täis kiusamist. Jah, niimoodi. Nii, kuidas me siis nüüd edasi läheme? Et ma läksin nagu selle mõiste, et me tundsime puudust sellest mõiste selgitamisest ja siis ütleme, et tuleme nüüd päris kõvasti edasi sealt. Ikka ütleme, et 7 aastat kindlasti läks mööda
sellest ajast, kui seal oli veel asju, millest me puudust tundsime. Me tundsime puudust, et sellist väärtushinnangutest oli vähem juttu ja ka siis tegelikult meetoditest, mis on kaasavad ja aktiivsed noorte jaoks, et me eristusime kuidagi tol ajal. Täna on nii hea meel näha, et nagu see on see, mida nagu päris paljud arvavad, et on okei kasutada ja peabki ja see töötab nagu paremini ja inimese kasuks. Ja siis 7 aastat hiljem, seal 2014, ei, see on issand, ma arvutan valesti, 9 aastat hiljem isegi, ma olin veel noorem siis. Ja juhtus nii, et kuidagi neid organisatsioone oli natuke rohkem, tundus, et on vaja jõud kokku panna, nõud ka mõtteliselt kui ka siis nagu päriselt ühe laua taha tulla ja need olid siis, kes need olid need esimesed 4, sina jälle saad öelda mulle? Ja olin nende laudade ümber, kus seda mõtet keerutati ja keedeti ja küpsetati ja see päädis siis 2014 aasta detsembris Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentsiga, kus siis kiusamisvaba hariduste koalitsioon või liikumine, kumba mõistet siin nüüd sobib kasutada, sai välja hõigatud. Ja selleks hetkeks tõesti oli meie sihtasutus kõvasti toimetamas, Lastekaitse Liit toimetas kõvasti samamoodi Tore ja Tartu Ülikooli eetikakeskus samamoodi nägi vajadust just nimelt, kui nendel on see nii-öelda eetikakasvatuse või väärtuskasvatuse programm, eks ole, aga seal on vaja ka konkreetseid tööriistu ja kuidagi nagu moodustus selline mõnus kobar erinevatest organisatsioonidest, kes siis pakkusid ka seda praktilist metoodikat ja tööriistu, kuidas siis väärtuskasvatusprogrammi koolides ellu viia. Ja see nagu liitis ja ühendas ja pluss siis samamoodi ka see ühine mure selle kiusamise teema ümber. Ja tollel hetkel oli ka meil ju vaikuse minutid pead tõstmas ja kasvamas ja neid organisatsioone tuli järjest juurde ja see seltskond paisus ja tekkis see tunne, et me peame kuidagi nagu mõistliku tegutsemisvormi leidma. Sebisime kampa ka ministeeriumi, mis oli väga-väga oluline ja niimoodi see pall veerema läks. 2014 aasta detsembris sai see välja hõigatud ja siiamaani siis tihedamalt ja hõredamalt me kohtume ja ajame ühist asja. Ja, et meiega Tores peame seda üheks väga suureks hüppeks, arenguhüppeks niimoodi partnerite maastikul ja ma tean, et minust oligi 2015. aastal liituski, teie olete üldse ju mingi alles tekkisite organisatsioon, aga te liitusite Õpilasesinduste Liit ja mis on see teie asi seal, mis te panustasite või mis on see teie, sina oled praegu tegelikult üsna värske, seda aasta aega olnud juhatuses, on nii, see juht just? Tegelikult nüüd hakkan kevadel lõpetama ka juba, nii et... Vaat teiega on jah see, et noortel käib see nagu jube ruttu, et jõuad alles sisse elada kui juba. Olen liiga vana juba selle jaoks. Aga jah, me organisatsioonina tegelikult oleme juba üle 20 aasta vanad, aga see Salliv kool lisandus siis sinna hiljem. Meie selline peamine eesmärk on teavitustöö, et viimastel aastatel korraldame peamist 2 asja, siis projektikonkurssi, kus on koolidel võimalik siis meile projektid esitada ja mille eesmärk peab siis olema kuidagi selle kiusamise teemaga tegelemine. Nüüd viimasel projektikonkursil hästi tore oli lugeda neid projekte, kus ikkagi nendes kõige märkimisväärsematest näiteks kaasati ka koolitöötajaid või integratsioon on hästi suur teema, mida tahetakse seal juba nagu sisse võtta. Ja teine asi, mida me korraldame, on siis sallivuskonverents, siis tavaliselt sügiseti, kus me siis erinevaid teemasid käsitleme ja jällegi koalitsiooni liikmetega selle osas ka teeme väga suurt koostööd. No nii, nüüd läks juba peaaegu et tutvustamiseks. Aga ma mõtlesin niimoodi, et kui teeks tänast edasi, et meid ei ole siin ju praegu kõiki koos. Meil on seal 9 organisatsiooni pluss veel ministeerium, see kokku juba 10 tegijat täitsa, et mul on siin ette valmistatud, lihtsalt väga hea oli selle peale kleepida, et see on tugev pinnas, aga et siin ma valisin
tegelikult ei, ma ikka tegin selliseid triki ära, et meil on tore pildikaardid ja ma laotasin laiali ja vaatasin, mis assotsieerub mul kohe nagu mingi organisatsiooniga ja panin selle märgi külge, et saaks nende abil seletada nüüd vaatajatele ka, et kes seal siis kõik on, tutvustame. See on päris äge koalitsioon, seal on ikkagi 9-10 organisatsiooni. Ma ei tea, kui paljud sellest teavad, aga koolid vist ikka on suht informeeritud. Aga sellised vabas vormis ei räägi ju neile keegi, tavaliselt nad peavad lugema sealt kuskilt mingit kontseptsiooni, pikka dokumenti. Hästi, aga teeme siis niimoodi, et ma annan sulle niimoodi ja see on nii, et ma proovisin vaadata, et ma loodan, et läheb nüüd nii, et ei tule seda sulle, mis on sinu organisatsioon, siis me võime kaarte vahetada. See vist oli mulle. Ei ole see ju. No vaata läbi. Mulle tundub, et siis läks vist õigesti. Nii, ma vaatan ka, et ega mulle ei tulnud toret. Ei tulnud. Aha. Võtta, aga mis ussab poiss päris keerukad organisatsioonid. Sa said endama, siis me peame, no väga hea, siis me vahetame. Kas me vahetame ühe ära või terve komplekti? No okei, teeme nii. Siis läks edasi. Aha. Mis ma siis sain siit? Nii. Aha, okei, ja võiksime teha mingi järjekorra. Kuidas me hakkaksime? Nagu tavaliselt on päripäeva meil, siis võiks päripäeva jätkuda. Mina saatejuhina ei pea esimesena alustama, või minust järgmine alustada väga vabalt. Ja teeme üks korraga, et laseme nagu korda mööda. Ja me võiks kokku leppida ka selle, et ütleme, et kui sina oled lõpetanud selle tutvustuse, siis kui meil sinuga on ka ikkagi mingi üks lause lisada, ärme pikalt seleta, aga ütleme, et üks lause võib lisada. Võib, aga kui ei ole midagi lisada, et nii perfektne oli kõik, seletus oli täiesti suurepärane, siis ei pea. Jah, teeme nii. Olete nõus? Ja, mul on siin esimene pilt kohe, mis VEPA-t siis kirjeldab. VEPA minu meelest siis Tervise Arengu Instituut nendega niimoodi veab seda programmi eest ja tegemist on siis käitumisoskuste mänguga, kui kõige lihtsamalt kokku võtta. Jaa, et VEPA kohta võib rääkida palju, aga mis mina välja toon, on see, et tegemist on päris vana metoodikaga, korralikult läbi uuritud ja tõendatud mõjuga metoodikaga, mida kasutatakse siis algklassides ja mis on õpetaja töövahend või metoodiline tegevuste komplekt, mille kaudu siis väga hästi on võimalik aidata kaasa laste eneseregulatsioonioskuste ja suhtlemisoskuste arengule. Et ainetunnis nende abivahendite ja mänguliste tegevuste kaudu siis õpitakse koostööd tegema ja samamoodi ka ennast paremini juhtima. Nii et minul on tõesti hea meel, et Eesti koolides selline VEPA metoodika kasutusel on, et see on meil võimalik. See on tõesti äge programm ja minul, kui ma selle kaardi võtsin, siis see mul assotsieerus selle käe seal käemärgis tundus mulle olevat palju, mida saab seletada just, et seal on omad märgid. See on iseloomulik sellele VEPA programmile. Ja teine asi, see löök on praegu hästi sõbralik seal, et see sõna paar või see tähes kombinatsioon seal võiks tähendada siis veel parem. Igas mõttes siis see toimimine seal tunnis on ju, omavahelistes suhetes ja nii edasi. Mul on siin väga toredad programmid, ma ei tea, kas alustada uusimatest või uuematest või vanematest. Ma võtan nii, nagu nad mul siin ees olid, tulid pakis. Et esimesena on selline nimetus nagu südame ja käega. Kas te olete sellisest programmist kuulnud? Ta on üks kõige uuemaid programme Eestis, tõesti. Maailmas mitte, aga Eestis. Võib-olla me teame seda rohkem Lions Questi nime all. Ehk siis nii-öelda lõviotsin. See on jah, nagu rohkem olen kuulnud. Just, ja see Lions Questi nimes on siis ka vihje siis seda programmi vedavale organisatsioonile ehk siis Lionsite ühingule ja ka Eestis seda programmi veab ja tõukab Lionsite ühing. Ja teda on olemas Eesti koolides üsna vähe, aga ütleme niimoodi, et hoidke silmad kõrvad lahti, see on tõusuteel. Ja tegemist on siis programmiga, mis aitab kaasa noorte jällegi üldpädevuste arendamisele, suhtlemisoskused, eneseregulatsiooni, enesejuhtimise oskused, koostööoskused. Need on need olulised 21. sajandi oskused, mida igal lapsel vaja on ja noorel. Täiskasvanul ka tegelikult. Just, on. Ja ma tean, et nad ise ka veel
seda niimoodi eestipäraseks tehes on neil ka läbi käinud selline mõte nagu kasvamise rõõm. Eks ju? See tuli mul praegu meelde. Kas sul on midagi täiendada? Ja minu meelest nemad siis arendavad seda poolt ka, et õpilaste sellist heaolu ja emotsioone saab telefoni rakendusega jälgida, et neil on vist olemas selline variant või nad teevad koostööd, et siis saab õpilane ise saab sinna sisestada täpselt nii palju, mida ta tahab ja kui palju ta tahab. Ja siis õpetajad saavad või lastevanemad saavad sealt jälgida siis, kuidas õpilane ennast, kuidas laps parasjagu tunneb end. Ja. Kas sa tead, kas on neil mingi oma rakendus või nad kasutavad, teevad koostööd Planbeatiga? Planbeat. Hoidke selle suhtes ka kõrvad silmad lahti. Issand, kui põnev see saade ikka on. Nii. Vaatame, võtame kohe järgmise asja. Nii, minu kord. Minul on selline rada metsa sisse läheb ja siin on vaikuse minutid. Nii palju, kui mina tean, on siis nii, et kui üks täiskasvanud õpetaja koolis või minu poolest terve kool võtaks ette selle programmi, siis ta saab väga ägedad head tööriistad, mida ükskõik mis ainetunni raames rakendada selleks, et noored saaks täpselt selle sama pagasi endale kaasa, et neil oleks kergem keskenduda, tähelepanu hoida ja nagu ka rahuneda näiteks või tulla enda sisse, et see teerada oli see, mis mind kõnetas, kui ma seda kleepsusi peale panin. Nii. Ja muuseas nende mõju on tõestatud ka bioloogiliste markerite abil stressihormoonide vähenemise teel organismis. Minule kui teaduslembesele inimesele on see kõva sõna. Kõva sõna ja hästi põnev. Nad on ise ka hästi uhked selle, sest nad ikkagi uurisid nii erilisel moel seda tõesti, sa pead ikka verd võeti seal ikkagi katsealustelt ja või siljeproovid või? Kas vereproovid ei ole? Igatahes nad said kätte selle, et tõesti stressihormoonid langesid ja minu meelest nad väga ise soosivad näiteks ka lastevanemate seda panust, et kui lapsevanem kodus neid samu võtteid, siis proovib kasutada oma lapsel. Ja, hästi huvitav. Nii, sinu kord. Ja mul on kiva nüüd siit kohe edasi, et kindlasti saab sellest palju täiendada hiljem. Ühe lausega. Väga pikaks ei saa saadet lasta, et uurivad inimesed juurde, kellel huvi tekib. Esimene märksõna, mis minul alati kivaga pähe tuleb, on see teaduspõhisus. ja kiva siis mõnes koolis on lausa eraldi tund kiva jaoks, kus seda siis metoodikat rakendatakse ja koolides on oma kiva tiimid, kiva õpetajad, kes siis on need kõik koolitused läbinud ja seda programmi ja metoodikat siis rakendavad. Soomega mul tuleb siis mingisugune seos pähe, ma nüüd kohe saad täiendada mind, mis see siis... Ma täiendan enne sind, et minul on kõrva jäänud selline kolm asja, millesse nad rõhku panevad seal kiva programmis, et tõesti üks on ennetus, et üldse ei hakkakski juhtuma, minu lemmikala täiesti, väga hea, suurepärane algklassidest peale. Ja siis teine on, et ikkagi me ei saa seda ära hoida, ikkagi neid juhtumeid alati on ja siis on sekkumismoodulit vaja, et kuidas sekkuda niimoodi, et see saaks nagu parimal moel lahenduse ja kolmas, mis eristab teistest, võib-olla kõige erilisem ongi selle kiva programmi juures, et nad nagu viitsivad mõõta ka seda asja, et mõned programmid toimivad väga pikalt, aga seda mõõtmist ei jaksa teha. Nemad kohe jaksavad seda mõõta enne ja pärast ja siis saavad selle vahe ja tulemuse teada ja see huvitab inimesi hästi palju. Ja sellest mõõtmisest saavad ju koolipered ise ka kasu, just, see huvitab neid, mis iga kevad. Ja lisaks õpilaste tagasisidele me kogume ju ka personali käest, kuidas nendel on läinud, kui palju nad on jõudnud teha, ehk siis me jälgime ka programmi rakendamise kvaliteeti, sest tõenduspõhiste programmidega on see teema, et see on nagu selline tipptasemel tolmuime ja kui sa seda piisavalt õigel ajal kasutad ja sihipäraselt kasutad, järjepidevalt kasutad, siis ta hoiab toa puhta küll. Jah, et ei jäta nurka seisma.
ja nurgas seisvast kivast ei ole kasu. Ja ühestki nurgas seisvast programmist ei ole tegelikult kasu. Et see käib kõigi nende väga ägedate tolmuimejade kohta, mis siin praegu meil on. Võtta üks ja kasuta, tead, kuule, kõik tuleb kasutusele võtta, siis saad eriti puhta toa. Ja nii ongi. Ja mina võtan siit kohe jutu järje üle, kui sobib, jah? Jaa, et mul on siin ühed suured sõbrad. Kiusamisest vabaks või siis kiusamisest vaba lasteaed ja kool. Ehk siis nemad on nüüd Lastekaitse Liidu programm, päris vana programm, eriti kui me vaatame seda, kaua nad on juba lasteaedades tegutsenud. Ja vaat nemad on sellised tublid ennetajad, kes mänguliselt ja eakohaselt toimetavad just suhtlusoskuste, koostööoskuste, üksteisest hoolimise, austamise, väärtuste kujundamisega. Ja nad toimetavad järjest usinemalt ka koolides, et rõõm on jälgida, kuidas nad midagi uut jälle juurde loovad, kasvavad pisematest järjest suuremaks ja vot nemad on küll nüüd sellised, kellega on rõõm kooli sees ka koostööd teha. Et imehästi täiendavad seda kooli võimalikku tegevuste arsenali kiusamise ennetamisel. Jah, nii on ja et see küll öeldakse lillakaru, aga tegelikult on ta sõberkaru. Just. Sõberkaru ja see on nii armas jälle mõte minu jaoks. Ja miks see pilt mul tuli see, et siuke kohver, et ta on ka tegelikult välismaa päritoluga tulnud Taanist ja mina uurisin veel juurde, et ega see Taani ei olnud ka tegelikult päris algus, et nemad said inspiratsiooni Austraaliast. Just. Austraalias on väga pikad kiusamise ennetamisprogrammide traditsioonid, et Eestis on tegelikult üks sotsiaalset oskust õpetamise programm veel, mis pärineb Austraaliast. Võib-olla fännid teavad sellist asja nagu SPLO programm. Väga pikalt olnud, aga väga salaja levib, et huvilised otsige üles. IRG ja SPLO. Jah. Nii et sellepärast see kohvriga karu, et nagu reisinud niimoodi ja väga hästi siia Eestisse tegelikult sobib. No, iga üks, kes tegelikult toob, ta ei saa päris üks-ühele tuua, see ei sobitu. Et iga maa inimesed hakkavad oma asja tegelikult ajama, võib nii öelda ükskõik millise nende programmide kohta, eks ju. Just, et kontekst on natuke teine, õpetajate ettevalmistus on teine, kultuuriruum on natuke teine, et siin on vaja kohandusi teha. Jah. Nii, nüüd mul on selline huvitav olukord, et mul on peal sihtasutus Archimedese noorteagentuur ja nende hooliv klass. See on tegelikult muutunud, see organisatsioon tänaseks. Sa noogutad, tundub nagu sa tead või? Ta peaks olema siis Haridus- ja Noorteameti all, kuivõrd siis Archimedes ühendati sinna suurde tekkinud organisatsiooni. Just. Aga ma pidasin kuidagi oluliseks vaadata seda ikka nii, nagu ta tuli meile siia gruppi ja et nende, kuidas öelda siis, nende, kuna ta on noorte valdkonna värk, siis nende huvi ja kirg on teha asju noorsootöö meetoditega, noorsootöö moodi ja tuua seda siis kooli sisse. See on ka minu lemmikteema jälle. Ja nii äge, et nad seda teevad ja nad on leidnud sellele tõesti sellise klassipõhise lähenemise, et ühe klassiga teatud meetodeid rakendades saab need suhted seal kõvasti paremaks, hoolivaks klassiks. See on see, mis mul pähe tuli. Just, ja mina olen nii mõnegi lapsevanema või õpetaja suunanud, kui tuleb kõne 6.-7. klassi lapsevanemalt, et appi või õpetajalt piiluge, mida nad teevad ja otsige kontakti. Ja see järjekord on päris suur, vaata, kui sa ikkagi terve klassi pead võtma ja neid klassi on üle Eesti hästi palju, et siis selle programmi järjekord nad on ise ka öelnud, et ei jõua tegelikult nii palju teha, kui tahtjaid oleks. Hästi. Nii, lähme edasi. No, minul viimane pilt siin siis Tartu Ülikooli eetikakeskus. Nendel on siis 2 sellist programmi, mis tegelevad siis väärtustega, ehk siis neil on hea kool kui väärtuspõhine kool ja hea lasteaed samamoodi siis ja seal siis ongi koolidel ja lasteaedadel võimalik endale nagu otsa vaadata nende väärtuste osas ja siis kevadel minu meelest neil nüüd ongi liitumine, ma täpsemad kuupäeva ei tea peast, aga kevadel igatahes nendega liituda saab. Ja just selle minu arvates need väärtused on väga oluline, see on nagu selline põhi natukene. Ja just see, et
siis kool või lasteaed saab endale ise otsa vaadata ja analüüsida, kuidas just neil on nende teemadega. Ja kui kunagi liikumine laua ümber kokku sai, siis Tartu Ülikooli eetikakeskus oli seal üks selline põhiline ilmasammas, mille ümber me siis koondusime, sest see nende sõnastatud väärtuskasvatuse printsiibid ja see väärtuskasvatuse ruum on selline hea baas, mille pealt tegutseda. Jah. Ja kui midagi lisada, siis ma olen aru saanud, et neil on, miks ma selle raamatu kaardi võtsin, et neil on hästi palju materjale. Vot, kuidagi on nagu jäänud meelde, et tüke. Korralik varamu. Jah, korralik varamu õpetajale, kuidas mängida noortega väärtusmänge nii, et nende väärtused kujuneksid selliseks, et on hästi hea jälle olla. Ja väärtusmängud ka täiskasvanutele, mitte ainult õpilastele. No ikka. Väga palju erinevaid variante. Aga mul on õite tore kaart. No nii. Tunnen puudutatuna. Kohe näitan, siin on kuhjas punaseid elevante. Ja tore programm siis, et kust otsast alustada? Et tore programm on väga, ütleme niimoodi, et korraliku ajaprooviga programm, juured Soomes, nii nagu Kivalgi, eks ole, ja noorelt noorele metoodika, mänguline, aktiivne, kaasav, tohutult suhtlusoskusi ja enesega toimetulekuoskusi arendav programm ja olles ise olnud tore juhendaja. Oi, kui hea, et sa selle sisse tõid, kui sa poleks toonud, ma oleks küsinud. Ma vaatasin eile oma vanu töömappe ja see oli, ma arvan, kuskil 15 aastat tagasi, kui ma baaskoolitusel oma kooli noortega osalesin. Valu ja kooligi pole enam. Kooligi pole enam ja see rühm tegutses seni, kuni oli kool. Just. Et see on nagu ikkagi päris võimas tõuge noore mina kujunemisele, mida need noored selles tore ringis osaledes saavad. Ja isegi kui võib-olla tundub, et üks väike grupp torekaid, et mida koolimaja peal ikka jõuavad korda saata. Oi, kuidas jõuavad. Leia need väljundid, leia need kanalid, anna võimalus noortele tegutseda, see on imeline, mida võidakse teha. Ja eks Kiva ja Tore teevad ka oma vahel päris toredat koostööd nii Soomes kui ka Eestis. Jah, nii on. Ma nüüd kuidagi ei lisa midagi igaks juhuks, aga äkki sul on midagi lisada? Jah, siis kui mina veel põhikoolis käisin, et siis meil see Tore sai, ta just hakkas niimoodi käima minema, ja siis mina lõpetasin, aga nüüd nad tegutsevad seal Põlvas väga toredalt ja aktiivselt, et pidevalt ikka näen, et jälle kuskil miskit keegi oli pildis. Sa oled Põlva koolist siis, jah? Soo, ja niimoodi Tallinnasse tulnud, seda ma ei teadnud sinu kohta. No ülikooli tee ikka toob suurlinna. Põlva on päris kõva tegija, meil sealt on selle aasta tugiõpilase eeskuju on suisa Põlva tüdruk. Hästi äge tüüp jälle. Tagasihoidlikult liigutab mägesid. Väga tagasihoidlikult. Selles mõttes, et olles ise tagasihoidlik, aga samas liigutab. Hästi tore. Nii, kas meil sai ring peale või? Kuule, minul on millegipärast õpilasesinduste liit. See on veel viimane. Jaa, muidugi, minu kord on. Nii, õpilasesinduste liit. Pika ajalooga noorteorganisatsioon. Igas koolis võiks olla, peaks olema. Kindlasti see on õpilaste hääl, see on õpilaste meel, nende asi, kuidas me kujundame koolikeskkonda, see on nende küsimus, nad tahavad kaasas olla ja nad saavad selle organisatsiooni kaudu ollagi kaasas. Ja seoses siis tõesti selle kiusamisküsimusega, nendel on ju ka ampluaa on väga lai, mida kõike koolis, aga seoses kiusamisküsimusega, nagu sa enne ütlesid, on teil 2 põhisuunda, et üks on see teema tõstatamine, selle pildil hoidmine ja siis teine on see sallivuse konverents, kus ta niimoodi ka. Meil on olnud au seal osaleda, ma ei tea, see on nii äge konverents jälle, või kuidagi see tagasiside noortelt on nii hea olnud. Sellepärast on vist hea olla ka seal ise, kui saad head tagasisidet. Nii, mida täiendame? No ma ei tea, kui kaugele need soovitused on jõudnud, aga olen minagi soovitanud Kivakoolidel suhelda õpilasesinduste liidu rahvaga, kes just sallivuskonverentse korraldavad, et ma tean, et vähemalt ühes koolis on ühine üritus toimunud.
seda tahad lisada? ja eks seal projektikonkursi raames neid projekte, selle kaudu me jõuame hästi palju, et see on minu meelest hästi tore võimalus koolidel ise just enda jaoks midagi välja mõelda, mida teha ja nii nagu ma enne ütlesin ka, et kes tahab sinna integratsiooni lisada ja kes tahab ikka õpetajaid ja koolitöötajaid ka kaasata, et hästi tore. jah, ja mulle noored väga meeldivad, nii et mulle õudselt meeldib alati, kui nad ise midagi teevad ja panustavad. nii, aga mul oli tegelikult üks lisakaart veel siin, üks suur tammepuu. see on siis meie Haridus- ja Teadusministeerium, kes meid väga tugevalt toetab. See on ikka tegelikult päris suur panus. Ikkagi, noh, ma ei tea, mulle tundub see suur panus igatahes. Ma olen tänulik. Tores küll asjad on kõvasti nagu muutunud tänu sellele, et me koalitsioonis seda küsimust hakkasime koos ajama. Kogu aeg ikka, kui mingi küsimus on, siis kirjutad, helistad, alati saab vastuse. Just nimelt ja iseenesest kogu selle liikumise eesmärk ongi olla ka hästi oluline partner ministeeriumile, et tuua ka see olemasolev parim oskust jääve ministeeriumile võimalikult lähedale, et oleks võimalik ka suuremal tasandil neid otsuseid lihtsamini või selgemini või läbimõeldumalt teha, nii et. Ja, meie kui eksperdid, eks ole. Absoluutselt. Eks me selle poole tõesti pürime, et me ei hoia oma oskuseid ja teadmisi endale, vaid me lahkelt jagame seda kõigi hüvanguks. Jah, ja nendel ei ole vaja, nad näevad seda sama probleemi, aga neil ei ole vaja hakata leiutama siin jalgratast, kui on olemas 9 jalgratast, kes väga hästi koostöös liiguvad. Enne olid tolmuimejad, nüüd on juba jalgrattad. Oi. Mis sellest saatest saab? Nii huvitav saade. Nii, mina ei tea, siis mis me nüüd lõpetuseks veel teeme siis? Nii, ring on peal, minul oli hästi põnev iseendal. Mul on hea meel, et millal me kokku saame jälle liikumise laua ümber, on ja? Ja vot selle peaks ka ära arutama, et see üks aasta on vahele jäänud täitsa. Kuidagi väga vaikne on olnud viimased. Eelmise aasta lõpus tegelikult üks kohtumine oli. Pole päris see ju. Aga asi seegi. Sandil ajal asi seegi. Just. Nii, mina tean küll, millele me võiksime praegu siin lõpus vihje anda, on see, et õpilasesinduste liit, millega te seal pusite praegu, teil on üks asi tulemas, mis võiks kõiki puudutada. Jaa, me siin viimaseid päevi veel lõpetame sellist suurt ettevõtmist nagu koduleht kvht.ee, mis siis koondab kõikide nende programmide info. Ehk kui näiteks mõni koolijuht või huvijuht mõtleb, et ikka, kui veel miski pärast ei ole ühtegi programmi koolis, siis või noor, või lapsevanem. Et mõtleb, et võiks koolis olla ikka mõni programm ka, siis sealt kodulehelt saab kõikide programmide kohta lugeda. Loodetavasti kõikidele küsimustele vastused, kui ei, siis seal on ka olemas kontaktid, kuhu edasi pöörduda. Näiteks kui kiva või tore kohta tahaks rohkemat teada. Ja samamoodi on seal ka mõned nõuanded lapsevanemale, mõned nõuanded õpilasele, nii et kvht.ee on see koht, siis, kust seda infot saab ja see tõesti siis jällegi üks koalitsiooni väljund, mida meie lihtsalt oleme eest vedanud, aga väga hea koostöö on olnud meil siin omavahel ja jällegi ministeerium on seda igakülgselt toetanud, nii et super. Kiusamisvaba, KV on kiusamisvaba, HT on haridustee, niimoodi. Just. Et kui kellelgi on nagu siuke hea mälu, et miks just KV, HT, et saab tuletada. No hästi, kui tahaks veel nagu midagi, ütleme rahvale midagi head, mis te tahaksite soovida kooliperedele praegusel raskel ajal? No minu hästi suur soov on kõigile see, et olgu need ajad, kuidas on, et hoiame oma rõõmu alles või see kuhugi vaibanurga alla kaduma läheb, et otsime selle rõõmu üles. Ja rõõmuks ei olegi alati väga palju vaja. Et kas või väike jutukene, kas või üle veebi oma hea sõbraga, väike stuudios käik, väike tähistamine või siis ka heale või kellelegi olulisele kirja kirjutamine. Et lihtsalt, sa ei pruugi seda isegi ära saata.
aga see kirjutamine võib juba tuju paremaks teha ja natukene rõõmu tuua. Aga kui sa ära saadad, siis saab see teine ka ilmselt rõõmu. Jaa. No mina siin ikka väga haridusteemadesse ma sooviks kõikidele nii lapsevanematele, õpetajatele, õpilastele eelkõige siin selleks viimaseks kuuks väga palju jõudu ja jaksu, olenemata sellest, mis toimub mujal maailmas, siis oleme toeks ja pingutame selle viimase kuu veel ära ja suvi tuleb loodetavasti sama tore kui eelmisel aastal. Need on väga võimsad soovid, millega lõpetada. Mina veel tahaks ainult ühte asja öelda. Kui te kommenteerite ja tehke seda kindlasti, ükskõik mida te kommenteerite, kommenteerige alati, aga tehke seda positiivselt. Aitäh! Stuudios on tore ja tuleme tagasi nädala pärast.